No nii, väga tore. Tervitused ka minu poolt teile kõikidele. Suur rõõm näha teid jälle siin Laitses. Alati ma ütlen seda, et te olete nii tublid, et te tulete sellise ilmaga reede õhtul oma soojast pesast välja siia kuskile metsade ja lante vahele. Kui palju seal väljas kraade on praegu, ma kujutan ette, et ikka -15 võib seal vabalt olla praegu. Isegi nii palju, jah. Nii et, aga sa oled tulnud ja see on väga tore. Mõelge selle peale. Mis on esimene tunnus, kui inimene hakkab haigeks jääma? Jah, sina tead seda vastust. Et söögiisu kaob ära, eks ole. Ja vaimselt täpselt samamoodi, et kui sa hakkad vaimselt haigeks jääma, siis sul kaob ära isu. Sul kaob ära isu issanda järgi, sul kaob ära isu issanda asjade järgi, sa ei viitsi koosolekule enam minna, oled kodus, teed arvuti lahti, vaatad YouTube'i ja siis järgmine kord mõtled, et tead, ma võib-olla jätan seekord vahele, tead, ülejärgmine kord on seda veel lihtsam öelda, veel kergem öelda. Ja niimoodi see läheb. Ja YouTube on üks selline tore keskkond, aga seal on ka, liigub ka selliseid asju ka, mis võivad sinu dieedile väga halvasti mõjuda. Trust me. Et ma olen seal ka, ma olen ise ka oma olemuselt niisugune uudishimulik inimene ja vaatan ka päris palju asju ja kuulan sealt ja aeg-ajalt, ütleme niimoodi, sa ikka kuuled ja näed seal selliseid asju, et mõtled kohe selle kirja koha peale, mis Apostel Paulus kirjutas, et saatan ka moondab ennast valguse ingliks, nii et sellega peab ettevaatlik olema. Aga kui sa käid koguduses, osaduses, siis see aitab sul ära tunda valesid asju. Sellepärast, et sellises osaduses võib-olla sa isegi kohe ei saagi täpselt aru oma mõistusega sellest, aga issand töötab su südamega. Ja püha vaim puudutab sind. Ja nagu täna ka siin ülistuse ajal ja püha vaim puudutab sind, ta räägib sinule ja ma ei ütle, et ta ei või sulle rääkida, kui sa YouTube'i vaatad, aga on midagi erilist selles osaduses. Ja Heebri kiri ütleb väga selgelt, et ära jäta maha oma koguduse kooskäimisi. Et issandal kindlasti oli midagi selle vastu, et sa loed raamatuid, vaatad YouTube'i ja nii edasi, aga ta ütleb seal, et ära jäta maha. Ja siis ta ütleb seal hiljem ka, miks mitte maha jätta. Ja kui sa tahad teada, siis vaata ja loe sealt Heebri kirjast. Aga ma tahan ka mõnest tunnistusest rääkida, sellepärast, et tunnistused on alati, ma mäletan, kui ma sain kristlaseks, siis ma sattusin kohe kokku ja käima läbi inimestega ja koguduses, see oli nõukaajal, sügaval nõukaajal, üks koht oli selleks Pärnus üks väike Nelipüü kogudus ja teine koht oli selleks Tallinnas Olesti kirik ja need EFATA koosolekud. Ja seal alati juhtus midagi. Ja mulle alati meeldib, et issand teeb midagi täna. Ta tegi midagi eile, ta teeb midagi täna ja ta teeb midagi homme. Ja mul oli kohe algusest saadik, ma kohe mõtlesin niimoodi, et kui ma seal koguduses käisin ja ma mõtlesin, et mina ei taha lihtsalt niisama istuda. Ma tahan teha midagi. Ja siis ma mäletan, et olid need EFATA koosolekud ja siis pärast seda tavaliselt, kes teist on seal käinud varasematel aegadel, seal niimoodi 90-ndatel, 80-ndatel, mina hakkasin juba 80-ndatel käima seal. Siis oli niimoodi, et peale neid koosolekuid toimusid seal väikeses Mooria kobelis, paremal pool, seal oli niisugune kobel, ilmselt enamus olete käinud seal. Seal toimusid siis tervenduskoosolekud. Ja mulle väga meeldis see osa sellest asjast seal. Sest kuna see nii-öelda see EFATA koosoleku, see oli mõeldud ikkagi evangeelse koosolekuna inimestel, kes veel ei tunne Jumalat. Aga see, mis toimus seal Mooria kabelis, see oli mõeldud siis nagu inimestele, kellel oli midagi viga füüsiliselt. Ja nende inimeste pärast palvetati ja seal tõepoolest sai ikka loendamatu arv inimesi terveks. Ja mulle väga meeldis see, ma olin hästi noor kristlane, mõtlesin, et ja siis ma palvetasin seal, käisin seal koos kahe vennaga, kes olid sellised vanad siuksed kogenud mehed ja siis ma nende kõrvalt õppisin, kuidas teha asju, kuidas palvetada haigete pärast. Ja siis hiljem ka õppides neilt hakkasin ma palvetama haigete pärast ja haiged hakkasid terveks saama.
Tõsi küll, noh, me ju kõik teame seda, et alati kõik haiged ei saa terveks ja Katrin Kuulmann, ma ei tea, kas sa oled seda nime kuulnud, võib-olla oled, tema siis oli selline naisterahvas, keda issand võimsasti kasutas ja tema koosolekutel ja Norvel Hayes siis, kelle piiblikoolis siis mina ainsa eestlasena üldse kogu terves selles ajaloos olen käinud, ma ikka ütlen seda aeg-ajalt, et sul see ikka meelest ära ei läheks et tema töötas Katrin Kuulmanniga koos ja mingid ajad ta temaga töötas ja ta ütles, et ta alati imestas seda, milline vägi seal koha tema koosolekutel oli, et see oli täiesti selline, no katsu või sõrmega, tead. Ja ma olen ka olnud sellisel koosolekul, et selline tunne, et paneks nagu niimoodi käega katsud kohe niimoodi, aga tunned seda, tead. Ja ta ütles, et alati, kui see vägi tuli sinna saali, alati hakkasid inimesed ratastoolidest välja tulema, neid oli seal sadu. Ja alati tuli mitukümmend inimest ratastoolist välja, ja alati oli mitukümmend inimest, kes jäid ratastoolidesse. Ja siis Katrin Kuulmann, enne kui ta koju ära läks taevasse, ta ütles, üks asi või esimene asi, kui ma taevasse jõuan, ma küsin Jeesuselt selle küsimuse, et miks kõik terveks ei saanud. Ja me ei tea seda. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks palvetama inimeste pärast. Sellepärast, et Piibel ütleb ju, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Tere Risto, rõõm näha sind. Sa oled heas vormis. Võta isteta. Tahad äkki tekki ka omale peale võtta. Risto on alati rõõm näha. Risto tuleb, no, suur tugev mees, silm särab. Risto, sulle hästi. Tahad tunnistust anda? Pärast. Et ja me palvetame haigete pärast. Ja ma olin nüüd just, käisin Haapsalus teenimas ja suur rõõm oli näha, kuidas üks õde jooksis minu juurde ja ütles mulle, et kuule, et ma tahan sulle öelda. Tead, eelmine kord, kui sa käisid siin, ja see oli vist mingi, millal me käisime, eelmine kord, jaanuaris või? Et siis me palvetasime ta pärast, detsembris, praegu on jaanuar. Et sa palvetasid mu pärast ja issand tegi mind terveks. Oli väga tänulik selle eest. Nii et issand teeb terveks ja seda on tõepoolest rõõm ju kogeda. Ja vaatamata sellele, et kõik haiged ei saa terveks, me teame seda, aga kui sul on see küsimus sinu elus, siis sa võid alati küsida issanda käest vastust. Ja ta ütleb sulle. Võib-olla ta ütleb sulle kohe, aga ta ütleb sulle. Võib-olla ta ütleb otse sulle, ta ütleb kellegi kaudu, aga ta ütleb sulle. Ta ütleb sulle. Ja noh, võtame kas või näiteks sinu näite, mis sa praegu rääkisid. Et olid ajad ja sul oli raskusi sellega, aga su pärast palvetati ja vennad-õed palvetasid su pärast. Ja vastus tuli. Vastus tuli. Et mõned vastused tulevad kiiresti, mõned vastused tulevad aja jooksul. Miks issand teeb niimoodi asju? Ta teeb niimoodi asju. Meie asi on teda usaldada. Ja noh, ma ütlen ikka nii, et kui sa mitte midagi muud ei õpi, aga kui sa selle asja ära õpid ja see sul meelde jääb, kui sul mitte midagi muud meelde jääb, vahest, noh, mitte vahest, isegi päris tihti on niimoodi, et järgmine aeg küsitakse, et noh, kuidas koosolek oli? Oi, väga hea koosolek oli. No kes rääkis seal? Merike rääkis seal. No kuidas koosolek oli? Hea oli. No mis seal rääkis? Ma ei mäleta. Aga hea oli. Miks ta hea oli? Sellepärast, et Püha Vaim puudutas sind. Ja ma ikka ütlen, et kui sul mitte midagi muud meelde jää, jäta see üks asi omale meelde, siis sa oled juba päris palju ära õppinud ja ühe suure sammu oma vaimulikus elus astunud, kui sa selle ühe asja ära õpid. Et issand ei tee asju automaatselt sinu elus. Ta ei tee automaatselt. See on väga lihtne lause, aga kui sa selle ära õppida, siis see aitab sind väga palju elus edasi. Sest kui sa lihtsalt istud ja mõtled, et noh, kui issand tahab, siis ta teeb, või sa ütled lihtsalt selliseid üldiseid lauseid, siis nii nagu see minu õpetaja Norvel Hayes ütles, et see on selline first class näide sellest, esmaklassin näide sellest, et sa tegelikult ei usu mitte midagi.
ja kui sa ei usu mitte midagi, siis sa ei saa ka mitte kunagi mingisuguseid vastuseid. Ja ta tegelikult laseb saatanal endale valetada. Ja me teame, et kui ta valetab, siis sellel on ainult üks eesmärk, sinult varastada. Ja kui ta saab sinult varastada, siis varem või hiljem lõpeb see ainult ühes kohas. Me teame seda. Sellepärast kuula, mida Püha Vaim ütleb sulle. Ja kui sa oled õppinud selle lause ära, et issand ei tee midagi automaatselt, siis sa õpid ära ka selle lause, et ta teeb asju tingimuslikult. Ja kui ta teeb asju, siis tal on oma asjade tegemiseks, no ma ütlen sellise ladinakeelse väljendi, tema selline modus operandi. Ehk siis oma nii-öelda asjade tegemise viis. Ja see on ka väga hea asi, kui sa selle ära õpid. Mina olen ka pidanud seda õppima, me kõik peame seda elus õppima. Sellepärast, et kui me oleme sellele avatud, siis me saame selle vastuse võtta, sest see vastus tõepoolest, nagu ma teinekord naljaga pooleks ütlen, ta tuleb ja tal on seljas roosa pintsak ja kollased päikeseprillid. Ja tihtipeale sa ei tunne äragi seda vastust ja see vastus tuleb ja läheb sust mööda. Ja keegi ütleb sulle, aga see oli Jeesus. Mäletate need kaks, kes seal Emmause teel läksid? Kõndisid ja nad ei näinud Jeesust. Aga millal nad nägid teda? Siis, kui nad võtsid leiba. Täna me võtame ka. Siin on issanda laud, valmis, ootel. Nii et ma täna pikalt ei hakka rääkima. Mõnda asja puudutan siin. Ma räägin siin mõnest tunnistusest ka. Õieti, seda ühte ma juba mainisin. Ma toon ühe teise näite sulle ka, ühe tunnistuse just hiljuti. Selline hästi, kuidas öelda, sükene moine asi, et läksin üks päev tööle ja juhtus nii, et tahtsin oma auto parkida võimalikult lähedale oma töökohale ja avastasin, et seal oli hästi palju autosid ümberringi ja kuskile parkida ei olnud. Ja selline ilm nagu praegu väljas on, et ega sa ju tahad ikka võimalikult lähedale ju parkida, eks. Et pärast, kui sa tuled sealt soojast, siis sa tahaks kohe ruttu autosse ja siis ma vaatasin, et sõitsin seal ringi ja vaatasin, et üks koht on. Aga see koht oli niivõrd, ütleme, nagu ebamugav, sellepärast, et ütleme niimoodi, et seal oli nagu 2 autot, nagu siin, või ütleme nagu need siin. Ja siis oli siuke väike vahe seal, ma ei tea, kas ma läksin välja siit ka või. Ja siis oli seal üks siukene ümmargune, niisugune kivist, mingisugune, ma ei teagi, nagu suur kaevurõngas, aga siukene hästi suur oli seal. Ja siis ma nagu sõitsin sinna, vaatasin, et ma justkui peaks oma autoga sealt nagu läbi pääsema, mitte otse muidugi, aga kuidagi niimoodi natukene ringiga. Ja mõtlesin, kas ma panen auto siia või ma pane siia. Aga kuhugi mujal ka panna ei olnud. Siis mõtlesin, okei, ma panen. Panin auto sinna vahesse, saingi ilusti panna ja läksin tööle. Tegin oma töö ära, tulen õhtul välja, lähen istun autosse, hakkan sealt välja sõitma, aga mis vahepeal oli juhtunud, oli see, et oli sellist sükst lumelörtsi ja temperatuurid seal mängisid. Ja oli see lumi oli seal natukene niimoodi sadanud ja siis ta oli seal nagu selline pehme, hästi lörtsine. Ja ma hakkasin sealt välja sõitma ja siis nagu niimoodi proovisin seal kuidagi manööverdada. Ja järsku ma niimoodi vaatan nagu küljepeeglist, et see kaevurõngas hakkab mul järjest lähemale niimoodi tulema kogu aeg. Et ma niimoodi saagisin seal edasi-tagasi kogu aeg, natuke rooliga mängisin ja natukene niimoodi proovisin sealt välja 2 auto vahelt tulla. Ja vaatan niimoodi peeglist, et kuidagi see rõngas hakkab mul järjest lähemale tulema niimoodi. Siis ma mõtlesin, et nii, nüüd ongi kõik, et nüüd sa jäädki siia. Ja jäin sinna nagu mõtlema. Ja vaadake, me oleme ju inimesed kõik, eks. Nüüd sa võib-olla küsid, et Marek, et aga sa oled ju suur usumees ju. Ise käid ja räägid siin. Et palveta siis. Jaa, sellel hetkel ma hakkasingi palvetama. Miks enne ei palvetanud siis? Ma olen inimene. Ma mõtlesin, ma saan sealt välja. Mul on piisavalt võimekas auto, et sealt rattad keeravad hästi. Ja siis oligi niimoodi, et ma algul mõtlesin, et okei, et mis mul siin nagu need stsenaariumid on siin. Et kas ma jätkan ja riskin sellega, et mul varsti see kivi hakkab nagu läbi ukse sisse tulema mul autosse. Ja sellega ma ei tahaks riskida. Siis ma mõtlesin, et üks variant on muidugi see, et ma jään ööseks sinna. Sellepärast, et kuna ma töötan sellises kohas, kuhu tegelikult saab ööseks jääda. Aga ma mõtlesin, et ma ei taha ööseks ka jääda sinna. Tahaks koju minna. Tahaks oma voodis magada. Ja siis ma paletasin issand, et ma
ma tahaks ikkagi koju oma voodisse täna õhtul jõuda, tervelt ja turvaliselt. Ja kui ma palvetasin, siis issand vastas mulle. Ja sa küsid, et aga kuidas siis issand vastas? Kas taevast tuli ingel, tõstis mind koos autoga sealt välja? Midagi juhtus sellist dramaatilist? Ei, midagi dramaatilist ei juhtunud seekord. Vahest juhtub selliseid asju, aga seekord ei juhtunud. Aga issand vastas niimoodi, et ma tundsin oma vaimus, oma südames täiesti selgelt, ei kujutanud endale ette, ei olnud mingit platseebo-efekti. Ma tundsin issanda väge ja ma tundsin issanda instruktsiooni enda sees. Ja mis see instruktsioon oli? Ta ütles mulle ära sae niimoodi, ta ei päris niimoodi öelnud mulle, aga see instruktsioon tuli mu sisse, et ära sae kogu aeg edasi-tagasi selle autoga. Ma olin juba niimoodi sisse nagu jäänud sinna lumehange. Ma käisin korra väljas ja proovisin, ajasin sealt jalaga seda lund ära, aga see oli juba nii libe, et ma ei saanudki sealt eriti kuskil. Ja ütles, ära sae seal kogu aeg niimoodi, vaid käiks sisse ja sõida niimoodi ühtlase gaasiga lihtsalt välja sealt. Ja ma mõtlesin, et esimene asi, ma mõtlesin, oli see, et kui ma niimoodi teen, siis ma lihtsalt ühtlase gaasiga panen ühtlaselt sinna betooni otsa. Ja siis mul tuleb ühtlaselt ja väga ilusa suure ümmarguse numbriga remondiarve tead. Ja seda ma küll ei taha teha. Ja kui sa oled sellises olukorras, mis sa teed siis? Mõistus räägib sulle. Mis sa teed sellises olukorras? Sa kuulad oma südant. Sa kuulad oma südant. Ja see ongi sinu kristlaseks olemise suur privileeg, et sul on otseühendus taevaga. Ja sa kuuled oma südant. Ja mis siin südames siis toimus? Siin südames issand oma väega täiesti tuntavalt andis sellise julguse, tee niimoodi. Ja siis ma tegin niimoodi. Ja täpselt niimoodi sündiski. Sõitsingi ühtlaselt sealt välja. Ja vaatasin, et on see võimalik või? On see võimalik või? Jaa, kui issand vastab sulle, see on võimalik. Ja ma sain välja sealt. Sa nüüd võib-olla mõtled niimoodi, et Marek, see oli juhus. Ma ütlen sulle niimoodi. Ma olen olnud 40 ja pluss aastat kristlane. Ja selliseid juhuseid on mul olnud elus tuhandeid, võib-olla veel rohkem isegi, võib-olla 10 000 isegi. Kelle jaoks on see juhus ja kelle jaoks on see issanda vastus. Minu jaoks on see issanda vastus väikestes asjades, suurtes asjades. Vasakul pool, paremal pool. Ma muidugi ütlesin issandale niimoodi, et ma ei taha sind kiusata, et järgmine kord ma enam sukse koha peal ei pargi autot. Merike millegipärast naeratas seal. Eks igal ühel on see suhe issandaga nii nagu tal on. Minul on selline suhe. Ja laulude raamat, ma ei tea, kas ma siin ütlesin seda, et ühesõnaga ma sain välja tänu issandale ja issand aitab tõesti väiksemas ja suuremas asjas. Nii, laulude raamat. Kui paljud teist loevad laulude raamatut? Yes, ma armastan seda laulude raamatut. Kunagi, kui ma olin noor kristlane, siis ma lugesin hästi palju õpetussõnade raamatut. Ja üks tark jumala mees ütles ta oli niisugune vanem jumala mees, ütles sellise lause, et igal hommikul loe õpetussõnade raamatut. Et see on tarkuse raamat ja sa ju vajad tarkust igaks päevaks. Sellepärast, et me teame ju isegi, et kui targad me kõik eestlased oleme ja mõtlen nagu selle peale, et vaadake, eestlaste üks selline ebajumal on haridus. Ja võib-olla see on naljakas, aga see on ka kurb samal ajal. Vaadake, kui te loete piiblit, siis piibel ütleb niimoodi väga otse, et issand teeb tühjaks selle maailma tarkade tarkuse. Ja igal rahval on omad ebajumalad. Eestlastel on haridus üks ebajumalatest, keda eestlased nii harnunult kummardavad. Ja mina ei ole üldse hariduse vastane, ärge nüüd nii küll mõelge. Et ma olen ise ülikoolis käinud, mul on ilus tunnistus kodus olemas. Aga kui sa räägid eestlastega ja vaatad kõike seda juttu ja siis vaatad seda, et kuidas issand on teinud
selle maailma tarkuse rumaluseks. Et nii targad meie nii-öelda Eesti rahva hariduse nii-öelda kummardajad ja kõik. Ja sa vaatad, kuidas issand on seda siin Eestis tühiseks teinud. Et meie tarkade inimeste valitsus, kes meil on, eks ole, nad ei oska isegi Exceli tabelis riigieelarvet koostada, mida on kritiseeritud. Eks meil on seal magistrid ja doktorid ja kes iganes ja mis iganes. Ja isegi nagu sellist väga olulist dokumenti nagu riigieelarve ei osata kokku panna. Ja kui sa vaatad, kuidas issand on selles maailmas, selle maailma tarkust nagu tühjaks teinud, eks. Et mina küll ei taha nagu osa sellest olla. Ma vaatan nagu kõrvalt ja mõtlen, et inimesed ikkagi, jah, kui nad kummardavad ebajumalaid, siis nad muutuvad nende ebajumalate sarnasteks. Ja seal on ainult niisugune tupiktee seal. Nii on. Hakake lihtsalt vaatama, mis toimub ümberringi. Et ühel poolt jah. Ja siis vaatad, et kõik need otsused, mis on nagu vastu võetud ja mis siin nagu toimub. Et sa näed, et tõepoolest, nii ongi. Issand teebki tühjaks. Nüüd me ei ole muidugi hariduse vastaseda. Me ju vajame inimesi ja haritud inimesi. Aga me vajame issandat. Eks ole. No mida mina oma rahandusalase haridusega seal autoroolis oleks pidanud siis tegema, tead? Loomulikult mu pea hakkas ütlema, et vaata sul selle ukse parandamine, kui sa selle praegu siin lömmi sõidad, maksab sulle nii palju. Okei, aga see ei aidanud mind selles olukorras. Eks ole. Mis aitas, nüüd oli palve. Kõik te teate ju Karl Reitsi, kes oli prohvet esimese vabariigi ajal. Noh, ta oli niisugune lihtne mees ja siis need haritud ja edukad ja tollel ajal räägiti Eestimaast ja meil oli ju raha oli meil hõbedas tollel ajal. Ja räägiti, et me oleme paremad soomlastest ja me oleme edukad ja vabadussõja võitnud ja kõik see ja teine ja kolmas sinna juurde. Ja ka siis kogu see asi hakkas minema alla mäge. Ja noh, te võite ju küsida oma vanaemade käest ja vanaisade käest, kuidas see asi oli. Aga issand saatis prohveti. Ja seda prohvetit nad siis ka pilkasid seal ja loobiti teda seal ühe teisega seal turu peal ja tuli niisugune lihtne mees. Ja ei olnud kõrgesti haritud ja ei olnud niisugune imeline inimene, aga tuli Jumala poolt saadetada. Ja nad põlgasid ta ära. Ja mis juhtus? Juhtuski see, mida prohvet ütles. Häda tuleb. Ta käis ringi, ütles, häda tuleb. Ja häda tuligi. Sellepärast, et nemad oma tarkuses, nagu Piibel ütleb, otsustasid mitte kummardada elavat issandat, vaid iseennast, oma tarkust. Ja selle lõpp on alati ühtemoodi. Ja vaadake, mis toimub meie riigis siin. Meie armas valitsus koorib meie enda rahvast. Ja midagi tarka sealt ei tule. Üks loll otsus teise järgi jääd. Ja kõik on nii targad. Nii et, aga noh, ütleme nii, nagu Piibel ütleb, me palume ma olen ka mõnda aega juba palvetanud, et issand tõesti annaks meile jumalakartlikke moraalseid juhte meie riigi etteotsa. Ja vahepeal isegi oli ju. Meil see Jüri Ratas oli ju ka kristlane. Ja ma olin väga rõõmus, kui ta sai peaministriks. Aga noh, samas jällegi, ega see lihtne ka ei ole ju olla seal eesotsas. Seal on igasugused jõud ja sellepärast tulebki palvetada. Aga noh, ütleme nii, et issand on troonil, nagu laulude raamatus on öeldud, teises laulude raamatus. Ja Piibel ütleb, et kõik meelevald ja kõik vägi on tema käes. Nii et eks iga maa ja rahvas on väärt oma valitsejaid, aga meie valitseja on Jeesus. Tema on absoluutselt üle kõigest. Ja ma tahan veel ühte asja sulle öelda. Aasta lõpu koosolekul, ma ei tea, paljud teist tookord olid siin, kui ma rääkisin sellest nägemusest, mis ma nägin saatana kohta, siis ma nägin selles nägemuses väga selgelt ühte asja, et saatan ja teemonid
ei saa lihtsalt vabalt ringi käia ja teha mida iganes nad tahavad. Vaid nad saavad teha ainult seda, mida issand käsib neil teha või mida issand lubab neil teha. Täpselt nii ongi. Ja üks huvitav asi, mida ma veel nägin, oli see, et saatan ja teemonid, nad ei ole tegelikult üleüldse huvitatud sellest. Ja ma täpselt seda nägingi. Võib-olla Ameerikas on sama kogemus. Aga ma nägin täpselt seda, et nad tegelikult isegi ei taha kristlastega tegemist teha. Sest nad teavad, et kui nad peavad kristlastega kokku puutuma, siis nad enamasti jäävad kaotajaks ja nad ei taha tegelikult seda tunnet. Saatana huvi on lihtsalt oma enda riiki ehitada ja kõik need, kes on nii-öelda tema kontrolli all ja tema võimuse all. Ta on nagu maffia. Ta tahab, et tal on nii-öelda omad seal ja ta hoiab nendest kinni. Ta tegelikult üleüldse ei tahagi kristlastega väga tegemist teha. Tegelikult ta ei taha. Sest ta teab, see on nagu see, et ütleme, kui on, võtame kas või toome selle sama maffia näite, et ütleme, seal mafiooso eesotsas, et tal on, ütleme, seal palju lapsi, need lapsed käivad kuskil koolis, siis mitte keegi ei taha nende lastega tegelikult tegemist teha, kõik teavad, et kui nad sellele lapsele seal teevad midagi, tuleb isi. Ja seda küll enam keegi ei taha. Tegelikult saatan teemonid teevad väga täpselt ühte asja. Et kui nad teevad midagi kristlastele, Jumala lastele, siis tuleb meie isi ja vajutab niimoodi. Sest et saatan ja Jumal ei ole üldse võrdsed tegelased. Jakobuse kirjas on väga selgelt öeldud, et kurjad vaimud teavad seda, et on ainult üks Jumal ja värisevad. Inimesed teevad nalja ja räägivad anekdoote ja mis iganes, sest nad ei tea, nad on pimedusega löödud. Aga teemonid teavad seda ja nad ei saa niisama tulla sinu ellu. Ei saa. Sa küsisid, et aga vahest nad ju ründavad mind, rõhuvad mind ja depressioon ja kõik see. Ja see on niimoodi tehtud, see on niimoodi seatud. Sa pead oma elu kontrollima. Aga kui su süda on puhas ja sa kõnnid koos püha vaimuga, nad ei saa tulla su ellu. Nad ei saa tulla su ellu. Nad võivad kuskilt sind mõjutada ja panna sind proovile ja nii edasi ja nii edasi. Aga nad ei saa tulla, kui issand ei luba seda. Nad ei saa tulla. See on väga hea uudis. See on väga hea uudis. Ja laulude raamat, tänaselt vist ei hakka lugema, ma lähen hoopis Luuka evangeeliumisse. Näitan sulle ühte väga huvitavat asja siit Luuka evangeeliumist. Ma olen teile ju öelnud, et me siin Kristiinaga õpime kreeka keelt. Ja kreeka keeles evangeelium, nagu sa tead, eks ole, tähendab mida? See tähendab häid sõnumeid. Häid sõnumeid. Ja täna ma lugesin selle kohta nagu sügavamalt veel, et see sõna evangeelium kreeka keeles ei ole mitte isegi lihtsalt ainult hea uudis, mitte lihtsalt hea uudis, vaid selle sõna sisu, kui seda tänapäeva keelde panna, tähendab kontrollitud andmete edastamist, kui seda öelda niimoodi tänapäevases keeles. Kontrollitud andmete edastamist. Väga hea, eks ole? See on üks väga hea sõnum. See on üks väga hea selline nagu selgitus sellele, mida tähendab evangeelium. Ja siis ma mõtlesin, aga see ei ole mitte midagi uut tegelikult. Sellepärast, et Luuka evangeeliumis alguses on kohe sellised salmid. Ma loen sulle. Kohe esimeses peatükis salm 1, et juba mitmed on võtnud kätte kirjutada loo neist asjust, mis meie seas, kuulen, mis meie seas, ja mida eestikeelne piibel ütleb, tõsikindlalt on sündinud. Ei olnud mingisugused sellised linnalegendid, eks? Vaid mis tõsikindlalt on sündinud. Nõnda, nagu meile on jutustanud need, kes ise on seda näinud. Juudidel on üks niisugune huvitav selgitus. Nad püüavad ära rääkida seda Jeesuse ülestõusmise sündmust. Niimoodi nad ütlevad, et seal olid nagu naised ja nendel oli niisugune mingisugune selline, vaimse tervise arstid oskavad kindlasti sellele diagnoosi panna, aga nad üritavadki seda öelda,
et jaa, et neil oli seal niisugune massipsühhoos, et nad nägid lihtsalt midagi, mida tegelikult ei olnud olemas. Et juutitel on nagu selline selgitus selle asja kohta. Aga see on umbes samasugune kategooria nagu see, et kui sa ütled mulle, et Marek, et aga see oli ju lihtsalt juhus. Siin see autolugu näiteks või mõni muu lugu. Aga vaadake, mis on teadus? Meie rahvas, eks ole, kummardab haridust ja teadust. Mis on teadus? Teaduse kõige olulisem printsiip on see, et kui sa teed midagi ühtemoodi, siis see annab alati sarnast tulemust. Erinevad teadusharud panevad selle nii-öelda, kui palju neid kordusi peab olema, panevad sinna oma numbri, aga see on see põhiprintsiip. Nüüd ma küsin su käest, kui sa palvetad, varem või hiljem saad sa vastuse, kas see on teaduslik? Selle definitsiooni järgi see ongi teaduslik ju. Nii et me oleme väga teaduslikud. Me oleme väga teaduslikud siin. Nii et kui sa kardad, et ma ei tea, kas ma nüüd saan nagu rääkida seal nii-öelda kellegagi seal evangeeliumist, et see on ju see, võib-olla ta mõtleb, et see on ebateaduslik, et mingi lamemaalaste värk on. Ei, see ei ole. Kui sa puutud sellisega kokku, kes niimoodi arvab, siis kõigepealt küsida käest, et las ta defineerib ära sulle teaduse nii-öelda esimese printsiibi. Ja siis hakkad selle peale rääkima. Näed, vaata, minu elus on niimoodi juhtunud ja minu elus on niimoodi juhtunud. Ja siis ma palvetasin seal tema eest, tema elus juhtus selline asi. Ja ma olen seda teinud ja nii mitu korda nende aastate jooksul. Kas see on teadus? See on teadus. Miks sa seda ei taha kummardada siis? Kes ise on seda näinud algusest ja on olnud sõnasulased. Nii et väga hea selline definitsioon selle kohta, mis asi on evangeelium. On ju? Nii, liigume siit kohe edasi 4. peatükki. Vau. 4. peatükk. See on üks hea peatükk. Ja kord, kui issand midagi ilmutab, siis saan kohe lemmikkirja kohta. Te olete ärkvel ikka või? Äkki kohvi teeme teile? Kuulate, jah? See on jaa Eesti rahvas iseärasus. Et nad kuulavad vaikides. Ma mäletan, läksid USAs kogudusse, siis seal ei saa ka normaalselt jutlustada, sellepärast, et iga asi, mida sa ütled, amen, yes, jaa, preach it, brother, jaa, yes, amen. Ja ütled ühe lause, et God is good, yes, amen. Ja mõtled, et kas ma saan nagu rääkida ka siin või mis siin toimub siin ja mis siin nüüd toimub, tead, et eestlased on tegelikult väga tänuväärne publika. Et nad istuvad, kuulavad, mõtlevad asjad üle, väga hea, mõni teeb märkmeid ka. Väga tore. Märkmete tegemine muuseas, väga hea asi. Sellepärast, et ma olen hästi palju märkmeid teinud. Mul on kodus, ma igal aastal ostan omale kalendermärkmiku. Ja ma kirjutan sinna üles, mida issand on mulle rääkinud ja üldse häid mõtteid ja mida iganes. Ja mul on terve virn neid läbi aastate kogunenud. Vahest ma vaatan ja sirvin neid, mõtlen, mingi asi oli sellel aastal, mis issand ütles mulle, siis ma lähen otsin üles ja vaatan sealt. Märkmeid tegema väga hea asi. Miks? Sellepärast, et vaata, aastad lähevad ja su mälu, nagu muus osaski, võib-olla lihtsalt nagu, sa ei mäleta kõiki asju, nii on, me oleme inimesed. Me oleme, sellised natuke lekime, tead. Nüüd mõni sükene ülivaimne inimene ütleb, et jaa, aga mis mõttes, issand teeb ju terveks ja teeb. Aga Korintuse kirjas Paulus ütleb, et meie väline inimene just nimelt vananeb. Seal on üks veel hullem sõna öeldud. Ma ei taha seda öelda isegi, nii palju naisterahvaid siin, ma ei hakka ütlema seda sõna. Lugege ise sealt. Okei, 4. peatükk, Luuka evangeelium, 4. peatükk. Salm 16 alustame. Ja ta tuli Natsaretti, kes tema. Kui sa loed eelmist salmi, siis seal on öeldud, ja Jeesus läks tagasi vaimuväes. Ja ta tuli Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud. Ja ta läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguduse kotta. Aga Jeesusel oli üks väga hea harjumus. Käia koguduses. Sul võiks ka selline harjumus olla. Oled sa kristlane või? Tead, mis tähendab kristlane olla? See on otses mõttes kristlane olemine tähendab seda, et sa järgid Kristust. Püüad olla tema sarnane. See ongi selle asja mõte.
nii et kui tal oli selline hea harjumus lapsest saadik käia hingamispäeval koguduse kojas, siis see võiks olla sul ka, eks ole. Nii. Saime teada, et tal oli selline hea harjumus. Nii, salm 16 ja edasi. Ja tõusis üles lugema, nagu minagi praegu teen. Ja tema kätte anti prohveti sajaraamat. Ja kui ta raamatu avas, leidis ta koha, kuhu oli kirjutatud. Ja nüüd salm 18, väga oluline salm. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meelepärast aastat. Kas sa tead, mis asi on issanda meelepärane aasta? Oled sa lugenud Vanast Testamendist? See tähendas seda, et kui see aasta tuli, siis kõik inimesed, kes olid miskit pidi seotud, ja ütleme nii, et tollel ajal, ütleme tänapäevases mõistes miinimumpalgaga töötaja. Et mis see mõte on? Mõte on selles, et tollel ajal, ütleme, antiigis oli ju niimoodi, selles mõttes ei ole ju orjus kuskile kadunud. Et tollel ajal Rooma ühiskonnas, ma olen seda ajalugu uurinud, lugenud, oli niimoodi, et kui sul oli see ori, su kohustus omanikuna oli siis anda talle peavarju ja süüa ja ta pidi tegema kogu aeg tööd. Et kui sa saad miinimumpalka, siis oled samas seisus praktiliselt. Et sa saad natukene omale riiet selga, saad natukene omale süüa osta, et elust püsida ja ongi kogu lugu, eks ole. Et umbes sama seis. Aga siin on öeldud niimoodi, et issanda meelepärasel aastal pidid sa kõik need inimesed vabaks laskma. Nüüd ta võis jääda sinu juurde sinna tööle, kui ta tahtis, aga sa pidi andma talle võimaluse. Sa ei tohtinud teda kinni hoida, pidi andma talle võimaluse. Ja kõik võlad tuli ka ära kustutada. Vot selline imeline asi. Ja nüüd Jeesus ütles, et mina olen siin. Nende kollaste prillide ja roosas pintsakus, nagu ma enne ütlesin. Ma olen siin. Ja ta tegelikult oligi, sellepärast, et ta ütles neid sõnu oma enda kodukohas, koguduses. Ja täpselt niimoodi inimesed suhtusidki temasse. Nad algul kuulasid selle sõnum ära ja siis hakkasid mõtlema niimoodi. Aga me ju teame seda Jeesust. Ja nad tegelikult panid sellega oma ukse kinni. Ma ei hakka kõike seda lugu edasi lugema siit. Ma tahan seal ühe asja ära rääkida ja siis me liigume edasi juba issanda laua juurde. Aga kui sa loed terve selle loo läbi, siis sa näedki seda. Ja see, mida ma alguses ütlesin, et kui, mis ma ütlesin? Et issand ei tee asju automaatselt. Punkt 2. Tal on iga asja tegemiseks oma modus operandi, eks. Et kui sa sellele oma kinni paned ennast ja mõtled, et issand peab ainult ühtemoodi vastama, siis sa võid väga paljudest asjadest lihtsalt ilma jääda oma elus. Täpselt see, mis juutidega juhtus. Sest juudid arvasid, et Messias, kes kõik nende vajadused täidab ja mis iganes nad seal mõtlesid, aga nad olid väga maise mõtlemisega. Eks? Meie kuningriik ja kõigil läheb hästi ja kõik me oleme rikkad ja halleluuja. Ja mõni ütles aamen ka selle peale. Aga Jeesus tuli ja rääkis siin sellistest asjadest. Ja nad ei võtnud vastu seda. Ja mis nendega juhtus tegelikult oli see, et nad lasid mõistuse vahele tulla. Aga ma minu meelest mingisugune 20 minutit tagasi rääkisin juba midagi sellest. Pane see pilt kokku, on ja. Me räägime siin haridusest ja teadusest ja ebajumalate kummardamisest ja nii edasi, eks ole. Juudid olid sama probleem. Juudid olid väga kirjatundjad. Nad olid väga haritud, nad olid väga sellised teadususku. Aga sinna rappa nad lõpuks läksidki. Sellepärast nad ütlesid Jeesusele ei ja nad olid kõigest sellest ilma. Aga õnneks mitte kõik juudid. Osad võtsid vastu. Ja nad said kõike seda kogeda, mida Jeesus siin oli öelnud. Terve evangeelium ongi ju sellest, tunnistus sellest. Aga vaata, ma proovin sulle eesti keeles öelda seda, mida siin on öeldud eesti keeles. Salm 18. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud. See võib-olla lause kõlab sulle niimoodi, sa ütled, ma ei saa mitte midagi aru, ma räägin, mis siin öeldud on. Ja ma ütlen sulle ausalt, ma olen ka lugenud seda kirja kohta palju kordi ja ka ei ole aru saanud.
ja niimoodi ongi. Sa loed mingit kirja kohta ja võib-olla sa ei saa üldse mitte midagi aru. Aga mis siis? Kui sa palvetad, ühel päeval sa näed. Ma proovin sulle seda eesti keeles öelda. Mida ta ütles tegelikult oli see. Vaadake, armsad juudid, mina olen tulnud teile messiaks. Minu nimi on Jeesus, nagu te teate, eks ole. Ja minuga on reaalne Jumala vägi. Mõned saavad aru, siin noogutavad. Mina ei ole see jutlustaja, kes tuleb lihtsalt siia kantslisse, sest kui sa loed siit edasi, siis Piibel ütleb, et ta rääkis otse kui see, kellel on meelevald. Mitte nagu nende kirjatundjad. See oli see vahe. See oli see vahe. Sa küsid, mis vahe see Marek oli? Vägi. See oli see vahe. Ja Jeesus ütles, see on minu peal. Nüüd, kui Jeesus võeti taevasse, siis kõik need asjad, mida ta siin kirjeldas, pluss see, kõik need ametid, apostlid, prohvetid ja nii edasi, need olid kõik Jeesuses. Aga kui ta taevasse võeti, siis ta jagas need välja. Piibel ütleb, et ta jagas need välja. Sellepärast on täna meie keskel Merike oma ameti Anniga ja teised siin, eks ole. Et ta jagas need välja. Aga täpselt see sama asi. Aga ära unusta üht asja ära. Vägi. Väga oluline asi. Mitte nagu nende kirjatundjad. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma olen oma elus kuulnud päris palju jutlusi, mis on olnud kuivad. Ja ma olen isegi läinud kogudusest välja. Ma mäletan, istusin seal trepi peal, ilm oli ilus, vihma ei sadanud. Istusin seal, mul pea valutama. Nii kuiv jutlus oli. Et läksin, istusin seal välja, siis ma ei jõua kuulata neid kuivasi jutlusi. Ma ei tea, kas sinuga on kunagi niimoodi olnud. Aga niimoodi oli seal. Ja siis meenutab mulle ühte teist lugu. Kunagi, võib-olla te olete seda nalja kuulnud ka, et kunagi, ma mäletaks, oli äkki 70-ndatel USA-s oli selline lugu, et vaadake, seal oli nii, et kui sul oli nahavärv natuke teist värvi, siis osadesse kogudustesse lihtsalt sisse ei lastud. Niimoodi oligi. Ja see on üldse mitte nagu 200 aastat tagasi, et kusagil kauges minevikus. See oli üsna hiljuti, 70-ndatel. Ja siis juhtus niimoodi, et üks black man, kristlane, oli kuskil mingis läbisõidul kuskil kohas. Pühapäev ja korraliku kristlasena tahtsi minna kogudusse. Ja läks siis sinna kogudusse, aga sattus valgete inimeste kogudusse, kus temale siis lihtsalt öeldi, et sorry, aga sind me siia sisse ei lase. Ja siis ta istus samamoodi, nagu mina istusin seal kiriku trepi peal, ja temal on muidugi teine probleem. Ja tema ka palvetas seal ja siis ütles, issand, nad ei lase mind siia sisse. Ja issand ütles talle vastu, nad ei ole mind ka siia enam ammu sisse lasknud. Et aga mida issand mulle ütles tookord, kui ma seal istusin, ta ütles mulle, aga sa ei peagi neid kuivasid jutlusi kuulama. Sa ei peagi. Mina olen sinu allikas. Nüüd see ei tähenda muidugi seda, et ma ei pea koguduses käima ja et see ei tähenda seda, et ma ei peaks nagu aktsepteerima erinevaid ande. Ma väga suure rõõmuga teen YouTube'i lahti, vaatan, Merike jälle seal. Suure huviga kuulan kohe. Sest et miks? Sellepärast, et Jumala and on tema sees. Ja vaata, see ongi see, mis vahe sisse toob. Jumala and, Jumala võidmine. Ja see oli see, mida Jeesus ütles. Nüüd, kuidas see praktilises elus välja näeb? See näebki niimoodi välja, et kui tuleb inimene, on ta mees või naine või laps või minugi poolest võib-olla isegi Pedro. Kui püha vaim räägib, siis mis juhtub sinuga? Sa ütled, ma saan rõõmsaks. Amen. Väga õige, sa saad rõõmsaks. Aga ja ta räägib sulle mingi sõnumi, eks ole. Nii.
sa lähed ära, ütled, hea koosolek oli. Läheb 3 nädalat mööda, sa ei mäleta enam seda sõnumit ja issand peab sulle uuesti seda rääkima. Ja paraku on niimoodi, et mõnele inimesele peab issand rääkima mõnda asja 100 korda. Ikka jälle. Ja siis ära imesta, et issand saadab inimesi kantslisse ühte ja sama asja rääkima. Ma mõtlesin see eelmine või üle-eelmine koosolek, kui käis, mis ta nimi oli nüüd? Just nimelt, jaa. Väga tore sõnum oli. Kuulasin, mõtlesin, vau, vägev. Tulen järgmine kord siia, vaatan, kõik on evangelistideks saanud. Ma ei tea, kuidas teil oli, aga ma küll tundsin kohe, et minna kuskile tunnistama, rääkima kellelegi. Mis see on? See on see sama asi, mida Jeesus ütles, et issand vaimu minu peal. See puudutab sind, see toob väe sinu ellu. Ja sa saad teha midagi. Ma mäletan, ma olin ühel koosolekul kunagi. Ja mul oli ka üks niisugune sõber, evangelista, kellel oli issand andnud evangelisti Anni. Ja ma temaga koos käisin hästi palju niimoodi väljas, sest evangelistid on selline seltskond, et neil on kogu aeg mingi niisugune vajadus peal. Ja alati, kui ma temaga kokku sain, ütles, et tead, ta nagu ei püsi tooli otsas. Ta peab nagu püsti tõusma ja minema kuskile. Ma ütlesin, okei, alati ma sain kokku, ütles, et kuule, lähme sinna külasse, lähme sinna, seal on mingi koosolek. Ja siis me läksimegi. Ja läksime lihtsalt kuskile külasse. Ma võisin kitarri kätt, hakkasin kõva häälega laulma lihtsalt keset küla, inimesed tulid majadest välja, vaatama, mis siin toimub ja tema kuulutas neile evangeeliumi. Neil on alati selline vajadus nagu minna. Ja õpetajad natuke teistmoodi seltskond, et nemad, nende niisugune teenistus on rohkem Jumala rahvale. Ma mäletan alati, kui ma läksin, ja see on ka täna niimoodi, kui ma lähen Jumala rahva keskele, ma näen hästi palju vajadusi. Kohe niimoodi, ma näen vajadusi. Ja see on see viis, kuidas sa tunned ära oma kutsumise. Et ma nägin, et miks nii palju usklikke on haiged, et see ei ole ju okei. Ma nägin, et miks nad on nagu depressioonis ja see probleem ja teine probleem ja vaesus ja nõtrus ja jõuetus ja mida iganes, you name it. Ma läksin sinna keskele, hulluks. See on issand, kus on su vastused? Ja siis ma otsisin ja issand hakkas mulle vastuseid andma ja sellepärast ma olengi täna siin. Ja niimoodi ma käingi lihtsalt rääkimas. Aga mis ma tahtsin öelda oli see, et mul see sõber tuli koguduse tuli sinna koosolekule ja talle anti seal sõna. Ja ta hakkas rääkima. Ja täpselt nagu see Joelgi. Ja ta rääkis seal ja ma kuulan teda ja siis ma vaatan saali ma esimeses reas istusin seal. Vaatan kõik, ma tunnen kõiki neid inimesi siin. Miks ta evangeeliumi kuulutab siin koguduses? Ja ma mõtlesin, mis siin toimub nüüd tead. Ja siis ma nagu palvetan, vaatan veel kord, kellele ta kuulutab sinna? Ta kuulutas evangeeliumi. Kellele? Usklikutele. Ja ma ütlesin, issand, et aga mis siin toimub? Ja issand ütles mulle, et vaata, usklikutele on ka vahest vaja evangeeliumi kuulutada. Vahest on vaja usklikutele kuulutada evangeeliumi. Miks? Et nad päästetud saaksid. Aga ma olen päästetud juba. Ma olen ristitud juba. Ja. Ei sul on vaja seda kuulda vahest. Ja? Et äratada sinust seda evangelisti ülesse. Ma usun, et Joel tegi hea töö siin ära. Kui mina räägin ja püha vaim minu kaudu räägib, mis on kõige olulisem, mul on üldse see, kas mina räägin, oluline see, et püha vaim räägib, siis see peab sinu elus tegema mida? See peab tekitama sinust sellise vastupandamatuse, see tunde, et ma tahan ka lugeda piiblit, ma tahan süüa seda Jumala sõna, ma tahan saada vastuseid issanda käest erinevate asjade kohta. Kui sa ei tunne seda tunnet, siis ei ole Jumala vaim rääkinud. Ma olen ise ajanud sulle mingit mulli sinna. Aga kui sa tunned seda, siis püha vaim on rääkinud sinule. See on väga oluline. Aga kõige olulisem on see, et kui ta räägib sulle, siis vägi nende asjade tegemiseks tulebki just selle sõnumi kaudu. Amen. Vaata, ma räägin sulle hästi praktilisi asju, sest mulle ei meeldi eriti igasugused teooriad. Ja praktilised asjad. Vaata, mis sinuga juhtub. Sa kuuled hea sõnumi. Püha vaim räägib. Sa lähed elevile, tead, silm läheb särama ja mõtled, küll oli hea sõnum. Ära jää sinna. See on ainult, tead, sa oled poolel teel alles. See, et sa tunned ennast hästi ja tihtipeale, kui sa oled vaimust tundlikum, sa tunned, et midagi päris niisugust nagu reaalset, nagu väge pannakse sinu ellu. Ja see väljendub nii, et sa tunned ennast hästi, tead, aga see on ainult, nagu
nii-öelda osa sellest. aga miks see vägi antakse sulle? On sellepärast, et need asjad sünniksid su elus. Nii nagu Merike siin enne ütles, et kuidas sa nii hästi rääkisid siin, et sellest kuivanud käega, et tihtipeale asjad materialiseeruvad, manifesteeruvad sellel hetkel, kui sa teed midagi. Sest kui sa ei tee mitte midagi ja ootad, et keegi teine kuskilt taevast nagu tuleb, noh, nagu ma olen seal, eks ole, autos ja mõtlen, et nüüd ta mikse ja äiksmürin ja ingel ilmub ja siis mina tunnen, kuidas mind tõstetakse nagu kraanaga. Ma olekski jäänud sinna niimoodi, eks ole, maganud seal öösel autos. Et see asi ei juhtunud niimoodi. Aga sa küsid, millal on õige aeg tegutseda? Aga mida ma rääkisin sulle? Millal oli õige aeg tegutseda? Siis, kui see vastus tuli mu sisse. Nüüd, ma ei oodanud, et rool hakkab ise sõitma kuidagi liikuma seal ja mingid asjad hakkavad iseenesest sündima. See on selline, vahest võib-olla inimesed nagu hakkavad mõtlema niimoodi, et jaa, et kui nüüd Jumal vastab mulle, siis see ja too ja kolmas. Mäletate seda Naamani lugu? Ta tuli sealt ja tal oli see pidalitõbi, eks. Ja ta otsis vastust Jumala käest ja kõik oli õige, mis ta tegi. Aga siis ta kuidagi tõmbas järsku nagu joone alla ja ütles, sest et prohvet ei tulnud isegi kodu uksest välja, et ta saatis oma poisi sinna. Ja see oli nagu alandus. See oli alandus. Ta prohvet ei tulnud isegi uksest välja ja ta vihastus. Ja tal oli isegi kultuuriliselt oli tal õigus vihastuda. Et minge vaadake, mis seal Lähis-Idas toimub. Et seal on poistel, lastel on väga suur respekt on oma isade vastu seal. Väga suur respekt. Kui neil oleks samasugune respekt täna Eestimaa koolides, siis ei oleks neid probleeme, mis täna Eestimaa koolides on. Ma täna just lugesin ühte lugu, kuidas üks õpetaja rääkis, et kuidas teda oli seal sõimatud ja mõnitatud ja ta ütles, et ma ei saa mitte midagi teha. Need õpilased tuleks saata sinna Lähis-Itta mõneks ajaks. Nad õpiks väga ruttu ära austuse endast vanemate inimeste vastu. Aga me elame niisuguses huvitaval ajal. Aga ta võttis kuulda oma nende kaaskondlaste nõuannet, kes ütlesid talle, et kas on siis nii raske teha 7 korda ennast Jordanisse sisse kasta. Ja ma ei kujuta ette, mida ta seal sellel hetkel nagu mõtles, aga kuna ta oli pidalitõbine ja pidalitõbi oli tol ajal selline fataalne haigus, et kui sa sellesse jäid, siis sa sellesse ka surida. Ja ta, mis iganes tal inimlikud emotsioonid ja mõtted olid, aga ta otsustas, okei, ma lähen kastan ennast 7 korda sisse, kui raske see ikka olla saab. Ja ta läks ja tegi seda. Ja kui ta tegi seda, aga mõtelge, kui ta oleks teinud seda 6 korda 7 asemel. Eks? Aga ta tegi seda ja vastus tuli. Ja see on see sama Luuka evangeeliumi 4. peatükk, kui sa loed, sellest on jutu seal. Aga ma tahan ühele asjale veel sulle tähelepanu juhtida. Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud, mina olen seda mõelnud. Ma lugesin seda salmi 18. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi ja see oli kõik nagu arusaadav, kuni sinna maani. Aga siis ta ütleb siin vaestele. Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud selle peale? Miks ta ütleb seal esimese asjana vaestele? Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud selle peale? Aga mina lugesin seda. Et ta kuvitab küll, et võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ja kui sa loed seda ja mõtled sõnale vaene. Nüüd inimesed mõtlevad selle sõnale erinevaid asju. Ja siis tuleb ka muidugi selline häälekene, kes ütleb sulle, siin ei ole mõeldud vaesed inimesi. Siin on mõeldud vaimust vaesed inimesi. Aga ta ei ütle ju siin, et issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaimust vaestele. Ta ei ütle ju seda siin. Ta ütleb vaestele. Kas ta ütleb nii või ta ei ütle niimoodi? Minu evangeeliumis ta ütleb niimoodi. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. See on see, mida ta ütleb siin. Vaestele. Ja
ma mõtlesin, okei, vot see on nüüd küll üks huvitav lause siin. Issand, mina tahaks selle kohta ilmutust saada. Ja andis mulle selle ilmutuse. Ja ma lugesin selle kohta ühe väga-väga hea sellise, jällegi see kreekakeelne sõna, sest üks asi on see, et ta ütleb sulle midagi otse, ja teine asi on see, et sa tahad sellele saada ka intellektuaalset kinnitust. Sa loed piiblit ja võib-olla sa oled päris kindel ja siis sa tahad saada sellele intellektuaalset kinnitust. Ja siis ma nägin, et algkeeles see sõna vaene siin, see tähendabki sõna otseses mõttes vaest inimest, kellel ei ole mitte midagi, kes on ühiskonnast välja tõugatud ja kellel ei ole mitte midagi. Ja ma mõtlesin, et huvitav küll, et me täna siin ei ole keegi nüüd nii vaesed. Mõned on vaesemad, mõned on rikkamad, kes iganes, mis iganes. Aga me elame täna ühiskonnas, eks ole, kus on meil siin mis iganes sotsiaalsed väiksed garantiid ja nii edasi, nii edasi. Tollel ajal muidugi olukord oli selles mõttes palju hullem, et selliseid asju ei olnud. Aga mis tolle aja ühiskonnas oli ja mida tänapäeva Eestis ja tänapäeva läänemaailmas enam eriti ei ole ja mida tegelikult see algkeelne sõna vaene tähendab, on see inimene, kellel ei ole kedagi. Ja kogu terve see vaesuse kontseptsioon järsku avanes mul ühel väga uuel ja omapärasel viisil. Mitte selles mõttes uuel viisil, et see ilmutus selles mõttes see on minu jaoks midagi uut. Ma teadsin seda. Aga kui see ilmutus tuleb, see on justkui nagu uus jälle. Inimene, ja vaadake, tolle ühiskonnas näiteks pidalitõbised ja ütleme, seal olid naistel, kelledel olid teatud haigused, nad ei tohtinud tulla inimeste keskele, nad pidid eemalt ütlema, et roojane ja nii edasi, religioosne ühiskond, inimesed olid pandud lahteredatud ja nii edasi, oli raske teatud inimestel. Ja nad ära lõigatud teistest inimestest. Ja selle tagajärjeks oli materiaalne vaesus. Aga nüüd Jeesus ütles, ma olen tulnud kuulutama evangeeliumi nendele inimestele kõigepealt, kes on ära lõigatud. Ja evangeelium ja Jeesus ise ju ongi evangeelium, tema isik, on see, mis meid tegelikult ühendab. Ja issand ütles mulle üks päev niimoodi, kui ma olin, ta ütles mulle niimoodi, et vaata, täna kogudus on üks selline valdkond või on üks vajakajäämine täna koguduses ja ma ei räägi laitse kogudusest siin, ma räägin üldse kogudusest. Võib-olla nagu Eestis ja mujal läänemaailmas, kus me liigume. Ta ütles, inimesed on ära nagu või selline vajakajäämine selles osas, et inimesed, kui nad toovad oma ande koguduses, siis nad annavad karpi, mis on õige, ja issand vastab sellele teatud kindlal viisil, kui sa annad sellesse koguduse karpi. Kui sa teed seda regulaarselt ja palud selle pärast issandat ja sa teed seda regulaarselt ja kui sul vähegi võimalik on, sa isegi suurendad seda, siis issand alati vastab sulle nii, et sul on alati olemas töö ja palk ehk sissetulek. Kui sa teed seda ja sa usaldad issandat selles asjas. Ta alati vastab sellele nii. Aga on üks teine selline nii-öelda osa sellest, mida rääkis apostel Johannes, kes oli ju Jeesuse nii-öelda siseringi inimene ja keda nimetada armastusapostliksi. Ta ütleb niimoodi, kui sa näed oma venda või ka õde puuduses olevat ja sa suled oma ukse tema ees ja sa jaga seda, mis sul on, kui sul on võimalik seda jagada, siis kuidas saab Jumala armastus jääda sinusse? Ja see oli see, mida issand mulle näitas. Ja kui ma olin mitte väga ammu aega tagasi andnud ühele usklikule inimesele raha, ja te teate ju, eks ole, ma olen teile öelnud, et issand annab mulle õpetamise, aga ta annab mulle ka teise ani, mis on vaimude eristamine.
1 Korintlaste 12. See ant tähendab seda, et sa näed vaimsesse maailma. Ja ma nägin vaimsesse maailma ja Issand ütles mulle siukse lause. Ja kuule nüüd. Issand ütles mulle, sa hakkad mulle juba meeldima. Juba. Ja ma mõtlesin selle peale, ma olen 40+ aastat kristlane olnud. Ja ma olen andnud inimestele terve oma elu. Ma olen andnud. See ei ole nii, et ma nüüd nagu avastan midagi uut enda jaoks. Ei. Aga ta ütles mulle niimoodi, sa hakkad mulle juba meeldima. Ja ma mõtlesin, Issand, aga miks sa ütled selle sõna juba seal? Ja ma paletasin selle peale. Ma mõtlesin, Issand, aga miks sa ütled juba? Kas ma ütlen siia, ma polegi siis sulle meeldinud. Ta naeratas. Ja teate, mis sellele järgnes või? Selle järgnes see, et ma nüüd ei mäleta peast enam. Aga üks väga nükene lühike aeg läks mööda. Ja mu ellu tuli väga suur õnnistus. Kellegi teise inimese kaudu. Ja ma rääkisin sellest Issandaga, Issand ütles mulle, vaata, sa peaksid sellest rääkima koguduses rohkem. Ma mõtlesin, aga kuidas see peab siis nagu välja nägema? Ja ta ütles mulle, vaata, kui sa suhtled inimestega, siis inimesed räägivad, mõned otse, mõned räägivad ridade vahelt. Aga kui sa räägid ja suhtled, see ei tähenda seda, et sa pead nüüd võtma kõik oma asjad, mis sul on ja mis iganes oma auto ära müüma, oma korteri maha müüma, sest näed, apostlite tegudes on ju ka öeldud, et nad müüsid maha, ei müünud. Nad müüsid selle, mis neil üle oli. See ei ole see, et nad müüsid oma kodud ära ja läksid tänava peale elama seal. Neil olid oma kodud, sest Piibel ütleb hiljem apostlite tegude raamatus, mindi selle inimese kotta, mindi selle inimese kotta. Ei olnud nii, et nad müüsid kõik oma korterid ja majad maha ja jagasid kõik oma vara vaestele ära. Kes iganes küsis, see sai. See ei olnud niimoodi. Aga jällegi praktiliselt, kuidas see välja näeb. Ja mis ma ütlesin selle vaesuse kohta? Või see vaene inimene, eks, et kes on ära lõigatud nii-öelda suhetest teiste inimestega. Seda Piibel nimetab vaeseks inimeseks, sest tal ei ole enam seda varustusliini ka. Aga meil koguduses peaks see olema ja toimima. Ja kuidas see praktilises elus toimub, ongi see nii, et sa suhtled inimestega ja inimesed räägivad sulle oma muredest, räägivad oma olukordadest ja kui sa siis tunned oma südames, nii nagu mina tundsin seal autos, see ei ole nii, et vaata vahest kunagi ma mäletan, ma ei ole nüüd viimastel aastakümnetel seda kuulnud, aga kunagi oli nii selline lugu, et vahest koguduses, kellel olid sellised finantsraskused, siis nad hakkasid niimoodi kõva häälega palvekoosolekul palvetama. Eriti kui nad nägid, et seal oli selliseid inimesi, kes olid natukene paremal elujärjel. Ja siis nad hakkasid nagu palvekoosolekul palvetama, et issand, et näed, mul on see häda ja too häda ja see arve vaja maksta ja nii edasi. Ja siis nad olid ülirõõmsad, kui pärast koosolekut siis seda nimetati 4 pühi käepigistuseks. Et anti see terekäsi või head aega ja siis pärast, kui sa käe tagasi jõud, siis oli mingisugune siuke pisike väike selline mingi paberitükike, kes tegid selle lahti ja vaatasid, 5 rubla tead. Et ei, mitte see ei ole see, millest ma räägin, vaid issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud. Püha vaim juhib sind. Ja püha vaim juhtimise läbi sa teed neid asju. Ja siis sa näed, kuidas issand vastab sinu elus. Ja tead, mis on selle asja juures üks ülimalt hea uudis veel? On see, et see on ainus valdkond, milles issand lubab ennast proovida. Kõiges ülejäänust ta ütleb, et usu minusse. Aga vot selles asjas sa võid mind proovida. Ja sa võid sellest proovida. Ja ma julgustan sind proovima. Et kui sa tahad näha seda õnnistust oma elus ühel või teisel viisil, ma ei ütle seda, et nüüd toome lihtsa näite, et see ei tööta mitte matemaatiliselt. Et Jeesus ei ole matemaatik. Ta kindlasti on universumi kõige parem matemaatik, aga ta on isik. Ta ei ole mingi vormel. Ja see ei tööta niimoodi, et okei, ma siin täna annan kellelegi mingisuguse summakese ja siis järgmine nädal tuleb mulle mingi teine tore summake vastu kuskilt. See ei ole niisugune kauplemise teema. Aga ma räägin, et kui sa näed inimeste vajadusi, kuuled seda ja annad oma panuse, siis täpselt samamoodi issand toob sinu ellu mingisuguse vastuse, mida sa võib-olla vajad ja mis on ammu kuidagi vastamata jäänud sinu elus. Ükskõik, järsku sa avastad, et
tuleb mingi telefonikõne ja keegi ütleb sulle, pakub sulle tööd näiteks, mida sa oled oodanud võib-olla viimased 3 aastat. Ei tule ega tule seda kõnet, mitte kuskilt. Aga vot, kui sa teed selle väikse liigutuse, see paneb asjad tööle. Nüüd sa ütled mulle, et no jah, aga vaata, issand ju teeb nii asju, nagu tema tahab teha. Kõik on õige, ta teebki. Kui sa oled noor kristlane, sa palud, issand vastab sulle väga kiiresti. Ja sellepärast ma alati ütlen noortele kristlastele, et paluge alati suuri asju. Sellepärast, et kui sa hiljem, ja see on minu kogemus, ma palusin ka igast asju juhtus ka. Aga hiljem, kui sa oled juba 3, 4, 5 aastat kristlane olnud, siis sa järsku avastad ühte asja oma elus. Ei tule need vastused nii kiiresti enam. Ja siis sa hakkad hädaldama ja nuuksuma ja issandat tanuma, et issand küll, miks ometi nii ja miks naa ja miks see vastus viibib. Aga sellepärast, et ta hakkab su peale panema vastutust. Ja ta hakkab sulle õpetama seda õppetundi, mida ma olen sulle juba mitu korda täna öelnud. Ta ei tee asju automaatselt su elus. Jah, beebi kristlasele ta vastab. Aga kui sa sellega ära harjud ja mõtled, et nii hakkabki kogu aeg olema järgmised 50-60 aastat, mul on sulle häid uudiseid, see ei ole niimoodi. See ei ole niimoodi. Sest issandal on iga asja tegemiseks oma viis, kuidas see ladinakeelne sõna oli, modus operandi, ta on ka tark kõlada. Et nii on. Ja vahest ja paljud inimesed õpivad seda valulikult. Aga ma tahan öelda sulle, ole avatud issanda pühale vaimule. Proovi issandat. Tee midagi uut, tee midagi ekstra ja sa näed vastuseid. Jeesus ütles Luuka 6:38, andke, see antakse teile. Inglise keeles on öeldud inimeste läbi. Ja enamus asju tulevad inimeste läbi meie elus. Issand isegi saatis enamus kordadel juutidele ka, kui neil oli mingi probleem, ei tulnud taevast ingel, vahest tuli. Aga enamasti ta saatis prohveti. Enamasti saatis ta Jumala kellegi mehe või naise, kes oli siis rääkis ja oli nagu vastuseks. Ja sama on tänapäeval. Jumal saadab mind, ta saadab Merikese, saadab selle Joeli siia või kelle iganes muu inimese. See on see viis, kuidas ta peamiselt vastab sulle. Ja sa pead kuulama, mida Püha Vaim tema kaudu räägib sulle ja kogema seda väge, mis ta sulle ütleb. Ja siis hakka selle väega tegema midagi. Amen.